täna siis 31 mai ja plaan siis väike tiir teha. Seekord siis Sõmeru poole Rakvere kandis ja vanatehnika näitus või päev. Et lähen võtan natuke bentsu juurde ja siis kohe tuld. Ja liigume vaikselt Heiti poole. Heiti tuleb ka. Kaarel juba hakkas sõitma Otepäält. Jupika aega tagasi, tal on pikema tulla ka. No hommikus. Tahab ikka uputamist, on ju? Oho. Laeb nii väikse kiiruse pealt ilusti. Siin on originaal, kõik on tagasi. Mõtlengi. Vägev. Lasen need ka kaalusse siit. Siin on siis Petsi kompanii. see on nüüd see 74 on ju.
no see tuli nüüd peale seda, kui minu on ka 74. Täpselt, jah. Või see, jah, minu ärimus. 35 aastat. Ootab detaile. Смотри, здесь 35-го. Aga see sinine ei ole originaalvärvi? Olav jah? Ega see sinine pole originaalvärvi? On ikka, need on need Normandia mudelid. Ekspordiks sinna kuskile Norra poole või? Vaatame need ilutused ka üle siin. Ma pean päevi kätte vahetama, jah. Pole ju parkida seda kuskile. Selle jaoks peab olema 2 garaaži korraga. Palju sa sõitnud oled nüüd? Tere tere! Ei ole väga palju. Paar-kolm tuhat. See Siks on ka sinu oma nüüd ju, ma olen aru saanud. Mitte nüüd, vaid see oli kõige esimene, see on 10 aastat tagasi oli. Ah, nii või? Ja. See on kogu aeg mul olnud, need jaavad tulid hiljem. Ahaa. Mul oli ka selle kotiga. Nii, mis ma sa just rääkisin, et muidu originaalis käivad need punased juhtmed ja see kevad pödiseb nagu jube ja ma ei leidnudki iga üks juhe täitsa läbi omadega ja pidin ostma poest tänapäevase siukse silikon komplekti. No punaseid ka ikka liigub. No jah, ma peangi hakkama otsima, ma tahaks saada, sest 73. aastal oli originaal oli punane. See on siis, ütleme nii, et esimesi 0-1-sid või? 73, jah, ta tegelikult 71 oli ka ikka juba, aga okay. Ta on 2 tehtud, ütleme tehas. Need on tagadilada kraamisid, see on saanud tõsta ja padja. No just. Ei ägene. Ilus. See on juba tagant ka. No ikka ega siis. Nägin tükk aega vaeva ja siin. Ei kurat. Ei kurat, see on nagu uusus. Kusjuures värv on ka originaal sees. Ongi nii või? Ja see matt on originaal ja paagi värv siin. Palju ta üldse sõit oli, kui seda said? Ei, ta ikka oli, aga ta oli, vaata vanasti tehti selle kahurimäärdega neid asju. See oli ka kõik tehtud. See ka enne talve. Ja see oli ka niisugune kiht, oli peal põhjast hakkas ära kukkuma. Kas ma ajasin ta ükskord tõstubki peale, tõmbasin selle põhja puhtaks, seal paar auku oli ka, lasin ära teha. Ja siis tõmbasin uuesti nagu selle asjaga üle ja praegu on nagu noh. Ja palju kella peal sul oli praegu? Austada ma ei teagi mitmes. Ikka mitmes juba, jah? Ma ei usu, et mitmes. Ma arvan teine. 37 midagi. Ma sain selle ükskord poes. Poe juures auto seisis ja mingi vend tuli ligi, ütles, kuule, et see on sinu auto. Ma ütlesin, et kuule, et see oli mul isa auto. Rääkis ka, et siit Rakverest. Nii? Nii et nagu... See on mingi eriline tunnus, see väike peegel siin on, jah? Seda peeglit pandi kuni aastani, ma pakun 74 umbes. Ja see on originaal. Peale 74-ndat hakati panema 4-kandilisi peegleid ja siis pärast hiljem juba 2 poole alguses 1 poole. Need olid siin vist, jah? Need olid siin, jah. Ja. Aga see, noh, kui sa sõidad sellega, siis saad aru, miks see vaadati ära. Väga mugav vaadata ei ole. Aga ilus on, kurat. Ette ei jää siit see kuidagi? Ei jää, sa kuidagi näed. Eks see on nii nagu motikel, kes motikamees on, see on harjunud. Mina selle sain, siis selle ära murtud ja selle ma nagu pidin jälle nagu soetama. Antenniga sama, et selle tegelikult see antenn on veel kõige värskem. Ka jälle kuskilt sa ei saa seda Vene oma, ma just seda, et jalaga kanda kõrvalt tööle. Ja, selle, ma peangi selle koti ära täitma, üks vaatasin, et vesi hakkab võtta. Mul läks ükskord see kuradi vihmaga, vaata vanasti Venemaad pandi kuradi kaltsud ja küünlad siia ju. No just. Ja küünal ja selle kuradi kojamehe selle hoova alla. Läkski perse vees. Siin on tegelikult kõik on originaal peale bensulvamba vist. Jagaja on ka tegelikult originaal, kuigi ta on nõukogude aegne uus, eks ju. See kojamees on selle jalaga ju see veepaak. Kojameeste kinnitused olid, temal olid vedruga ja selle mingi tiftidega. Ja seda kuskilt saada ei ole, ma pidin panema nagu mõni aasta uuemad siia. Ja. No see ei ole üldse musta numbri peel, see on niisama oma jaoks. Ei, ma saan aru, jah. Väga vägev, noh. Ei ole viitsinud nii kordadega ajada, vaata siis. Rääkisin selle Märt Karuga, siis ma ei tea, mis püssist peab olema lastud. Noh, siin ei ole ju. Käib. Midagi. Isegi pulmaautoks tahavad vahest.
muidugi, miks mitte. Mõnikord vanatehnika üritus vaatad, ahah, Pihta saad, on täna autoga. Ei, no aga mis värviga sina värvisid? Kas sina tegid see Volvo 117 või? Või sa segasid või? Ma võtsin selle Java alumise lennuki osa on ja tegin sellele värvi kunagi. Nii. Ja siis vaatasin, et nii ilus on, tegin sellele sama. Tegelikult ta ei ole võib-olla õige, et võib-olla äkki ilul on õige. Ma niimoodi taastanud väga ei olegi. Noh, seal on plekid on ära värvitud ja sumpsid panin uued ja nagu värvisin silindreid lihtsalt nagu. Aga see on nagu ikka raamist peale, see on see, mis Lätis võtta oli. Ja. Just. Sellega, ma ei tea, ta on enam-vähem nüüd. Ei ilus on. See tagumine asja on vale. Pikker ja siis peaks selle kuskil. Ma ei tea, kus kuskil need pikkurid ära ei ole märgitud. Sellega mul tõmmati punkte maha natuke. Oot, mis asjaga? Vaata, see asj peaks olema veits lühem. Polt, jah, sul on siin üks mingi liigne asi vahel. Jah, et ma ei tea, selle peaks uue panema. Ja siis muidugi neid kumme, mida tead ise, see teema on läbi käinud palju. Et selliseid ei ole võtta eriti. Nii just. See sai kuidagi paika lõigutud, ma ise ka lõikusin ühel, aga kuidagi hea. Mõlemad on Taiwani sumpsid nii sellel kui sellel on. Sellel on jumala mahe sound, hiigelt hea. Sellel on jama. Nagu oleks kuradi mingi issi sumpsides. Ma pean kunagi ostan uued korraliselt. Tegelikult selle Java hääl oligi originaalis ka mahedam. Aga originaalsumpsil on löök natuke tugevam kui Taiwani oma. Aga kus juures tõmme läks paremaks, siis mõtlesin jälle mõnes muidugi. Sellega ma käisin seal Balti ketis, sõitsin Vilniusse välja ja pärast tuli koju tagasi ka 2 päeva. Jaa, me panime ka võiduka lõpuni. Hullud vennad. Mul olid samad riided, mul polnud mitte midagi, ma olin jumal läbi märg, mitu tundi passisin seal lillis räästalu. Siis mõtlesin, ei jäägi järgi, siis tulin koju ära. Aga sa ei tead, kuidas siklimehe riidid kuivad? Sõites. Kui päik hakkab paistma, siis on vastu. Ei, üldse ei paistnud. Ja kui külma, siis tuleb lõuna pool sõita. Ükskord läheb ikka soojaks. See päev ei hakanudki. Kuule selge, teeme väikse tiiru veel peale siit. Olgu, tšau. Pool on valel pool, ei saagi sõita sellega. Ma ei tohiks veel hakata niimoodi, et ma saan aru, kui 5 aasta pärast on 2 märtsi võrra. Vaatu ka vaikselt käib, on ju? Ega mosse on mul südamelähedane, siuke samane mosse mul oli kah kunagi. Kollane ka veel. Ai, see on ümaratulega, mul oli kandil isegi. Tuledaga või? Siuke oli ka, 2140 on ka olnud. Vot mul oli samat värvi. See Siguli oli 01. 78 aasta maal. Praegu vist on isegi paar päris ilusat see kulli nii. Sellised olid mul see. Selle kuradi kroonus selle kuradi oasiku küljes. Aga mul olid need tulevõrud olid ära nikeldatud. Jah, see Elite oli mul ju esimene mosse. Aga no ega ta sõita temaga on nagu on. Ilus on teda vaadata. Sõita tahad, siis peab ikka 2140 olema või 412 on jah. Vaat mul oli selline, aga söövam oli, alt oli sile. Okei. Mul oli selline. No minu omal oli kõigel olnud tavaline, et ma nagu ei mäleta, et oleks midagi teistmoodi. Muidu oli see sööve variant oli natuke. Palju siin kella peal on? Ei näegi, 60 midagi. Vaata võtma ei jätta. Siin ka veel, jah. Mul oli mõlemal pool need kuidagi tuled. See on Hovardi muhk, selle, kelle Javat sa seal küsisid hinda, see sama mehe muhk. Ma tunnen Hovardit, ma ei teanud, et see tema ootamata. Teistel on Tšigulini korikast. Sellega sai kõik tööd ära tehtud. Ei no miks ei saa kohe. Heit see vahepeal ikka oli müügis ka või?
paar korda ikka kihvatas, et kord peaks ühe võtma korda tegema, et paned maja õue peale sinna muru peale. Sakslane 53 aasta või? Arkovis 53 aasta. Kütus näed, ongi Benspoos. See on 106, tegema siia saha ette, ma ei tea, kuidas seda sahka siis üles saab tõsta, sest ta lügursüsteemi ei ole. Tore asja muidugi. Torbik Riigmane, need on see autode parklist hakkab tulema. Pets, kuidas läheb? Mõtlesin, et käiks, vaataks ringi, läheks sööma. Ma käisin just taga, mulgipuder väga hea. Mulgipuder või? Viimane putka enne laululava. Okei. 5 euri. Sul on siis kõik nüüd töövõimelised või? Põhimõtteliselt küll, aga siin mul läks kelk katki, ma ei saa seda käima. Mul läks siin kuradi sees see kelk kuradi tassimisega, ta surus midagi valesti. Aga mis silinder sellel peal on, mingi krossi versioon? Sellel on Sova 200. Gavrovets. Viimane Gavrovets, mis peale tuli. Päris õige silguga. Päris õige silgu. Nool on ka peale, et igaks juhuks valet pidi paneks. Jah, siin oli 175 silku tuli meil, me tegime ta 200-seks. Okay. Mitte silku, vaid see silku pea. Et tellisime 200-sega, tuli 175-ne. Seal on lihtsalt see, et üks sama silku kõik asjad, aga lihtsalt 175 seal on see malm lihtsalt paksem. Ja 200 on õhem, ehk siis see squeeze oli vaja teha lihtsalt parem. Aga sellega saad juba lõunas ka käinud või? Selle silkuga? Sellega ei ole. See on Rauli oma. See mootor. Klõbise. Klõbise. Lätib on alati hea lüüa. Klõbise läbi. Ise ka ei kaalu midagi ja siis ongi see, et kõik mõtlevad, miks need rattad liiguvad nii palju. Et Vene rataste esimene asi on sõita kehakaalest. Plus rattaga, plus veere takistus, kuidas vaagelt pöördame. Nii on, jah. Mõnus nostalgia ajal niisugune järjest. Nii. No, siin on panem äärg. On või? Aha. Väga hea. Mul on nüüd kuradi vändalaadid on läbi. No ei vibra ka nii palju. Kõik enam kui neid on, eks, nagu jalad on lähe käinud. Aga vältid välja, see peab klaari. Läbi sõitu suuri. Kontrollin. Ja vaata, kas on keritud või ole. No just. Hetkel pole veel keegi öelnud, et oleks rohkem. Mul saab kohe 90 kohe. Ma nägin jah pildi peal sul oli. Oi, tere! Aamu peal. Saad mitme asjaga. Indias tehtud need väljad, mida tsekid müüvad, on kvaliteetsed. Jaa, mul on ka sellel Ogaril on seal India väljad all. Et ega paremaid ei olegi praegu kuskilt võtta.
241 ainult kella peal. Tutt uus. Howard, sul on tutt uus lausa. seal oli ta jälle sama targalt kadunud ja siiamaani pidi tegin ja midagi. Aastaid juba. 10 või sellist. Ei tea midagi. Olgu. Ole tubli ja järgmise korral ilusat sõitu teile. Aitäh. €12 appi. vanemal pool olid sellised ukselingid. Jah, see on tegelikult ilusam. Aga üks tuli veel ju, mingi 31 või mis asi, 30. See oli väga näotav. Mingi uue korda. Jaa. Meil selline Oakbooki ülemal oli selline. Mulle meeldib siuke 03. Aa. Punase sisuga veel. See on eksportvariant, vaata nendelt pandi need kuradi nikkel listud ümber pordi väär, vaata. Ja, just. Türa, see on jumal sitt asi tegelikult. No jah. Hakkas ju roostetama seal. Just. 0,8-9. Siin on sul sakslane. Sakslasi oli ju kahesuguseid, 4 ja 2 silindriga. Ei, seda ma ei tea. Näed, siin on ainult 2 silindrit. Aga see on alles arvel, näed, isegi number on küljes. Vaata, ilusad rehvid on all. Ei, no see on arvel, no see läheb tööle, ma arvan, suvel. No kurat, seda nägu on küll. Rehvid on küll uued, ongi uued, just vaata normad on peal. No kui ta number küljes on, ta käib ju siis ikka kuskil sõitmas veel võib-olla. Mingil algi. Või siis on lihtsalt maha kantud ja need numbrid jäetud lihtsalt, omale, eks ole. Ma arvan ka, et kes sõidab siin. Ei no nüüd peab olema väljaspool territooriumil ka liikluskindlustusi. Peab või? Jaa, vaata kui palju need TT20-d siin on. Kurat, mul oli äkki paalas selline või oli selline, kui ma seda ei mäleta, mis vahet neilgi on. Kurat, selline oli paalas, see on 75 või? Oli, vaata see Noodapere sulev oli ju 75. Ja minul oli ka selline, ma taga tööd ei jõudnud teha, aga remontida. Reinu Pahti oli sellise veel. Jah. Anti remontida, et tee korda, siis ma tegin need kuradi kärutihendeid ja mässasin seal, vahetasin tähikuid ja ühel vahetasin käigukasti ka veel või mingi siuke teema oli. Ja siis lõpuks, kui korda sain, siis oligi nii, et palgaleht tuli koju enne ja siis ma sain 75 rubla sain kuu aja eest. Mõtlesin, mõttetu värk, et siukest kuradi tööd küll ei taha teha. Raamus on ikka vana raud. Vaata, seal on mul üks see. PTR ju. Just. Sellega läheb, ma ei tea, läbi mäe. Siukse kütuse pütti vead on ju, kujutad ette, et seal selles väikses konkus oled. Palaver reisk, on ju? Oi. Noh. Kuule, siin on Pannonia mootor peal. On või? Jaa. Käib ringi ka veel või? Ai, rahvas ei viitsi teda ringi ajada. Kui iga päev keegi korra ringi lööks, siis ei jääks kinni. Aga see on kohe, tegelikult neid vist ikkagi müüdi selliseid mootoreid. See tundub nagu tehase toode. Küll planeeta põhjal, aga ikkagi.
Monstrum Karpatus . edasi . minu esimene kombain oli siuke Koolos . see , kus punkrid on kahel pool . ma ei mäleta , mina olin Sepainiga . ja pärast oli Niiva . aga see on juba tonn ju või mis asi see on siuke ? Moss oli Moss . see sama kõrval või ? jah . tonn jah , 1500 A . jah , see oli tal . siin on ikka kabiinis nagu vähekene rohkem ruumi juba . välja mama . kuule , nooled on päikesesse pandud otsapidi või ? Kihnu . kesklinna . siin ka pihti jah ? jah . hüppad pulka kohe , vaataks , tuleb meelde midagi . ei tule , kurat . Võru linna vahel sai pandud , jumala äge oli . linna vahel tegime õppesõitu . kuule , rool on alles . ei , meil 2 mootorit oli peal , seda mäletan ja rohkem mäletan . siin on praegu 2 pinki , ma ei näe üldse mootorit , ta mootoriruumis 2 tagapool . mootorit , aga ma kas parempoolne või üks nendest tuli ennem tööle panna , no ma ei mäleta kumma . kuule , näed , siin nad istuvadki reas , need mootorid . ja . ma ei mäleta , kummas ennem tuli panna . näed , siit ka käima panna . et kui tahtsid pöörata , siis jätsid ühe mootori seisma , siis teine pool vedab . ja hea kroom oli , need kroomi roostetav . aga sigulid on ikka küllaltki läbi . Katmaala oli selline .